Lillemäe põhikool, Margit Punt ja siia kursusele tulin juba seetõttu, et olen Tartu Ülikoolis matemaatikaõpetajaks õppinud, aga see magistritase, see lõputöö on jäänud poolikuks. Ja olen kuulnud, et Tallinna Ülikoolis on lihtsalt see õppetöö selline elulähedasem kui Tartus ja võin öelda, et tõepoolest nii ka on. Et väga raskeid asju püütakse ikkagi väga lihtsalt ja läbi elu selgeks teha, et kui Tartus oli kõik ääretult teoreetiline ja faktipõhine. Et väga palju võib-olla selles suhtes ainealaselt juurde ei saanud, aga ma ise fännasin hästi palju didaktikat. Et siin oli väga hea didактikakursus, kus oli väga palju uut infot minu jaoks ka. Et sedasi. Meenutage ka mõni didaktikasi, mis? Didaktikas mulle meeldis see, et tuli teha tööd ka hindamisega, mida teistes teaduskondades ei ole olnud nagu või Tartu poole peal üldse. Et see hindamine on niisugune asi, mis on lähed kooli ja siis oih, kuidas ja mis ja üldse. Aga mis tööd hindamisega siis tehti? Selles suhtes, et me pidime intervjueerima vanemat kolleegi, et mis on tema siis need põhimõtted, kuidas ta läheneb asjadele ja nii edasi. Et see oli minu jaoks kõige põnevam, sest mul on selles suhtes olnud arutelusi küll koolis inimestega sel teemal, aga ma ei ole saanud oma küsimustele vastused, et siin nagu said vastused kätte. Ja mis see näiteks üks vastus siis oli? Et üks vastus. Nii, mõtleme, mis see konkreetne sõnastada. Et näiteks kui sageli või kui tihti anda kodutööd ja seda hinnata ja millistel meetoditel. Et ka see on küsimus hästi aktuaalne tänapäeval praegu. Ja mis põhimõte seal siis oleks hea? Põhimõte jääb ikkagi kõlama see, et nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Jah, võimalik. Et oleks see tasakaal paigas ikkagi. Aga päris ilma ei saa. Sedasi. No üks mõte veel. Üks mõte veel. Esitati ka provokatiivne küsimus, kas nii-öelda hindega on karistatud, et kas on pandud nagu esitamata töö eest ühte ja kuidas siis nagu sellesse suhtutakse. Et tuli välja, et ikkagi kasutatakse seda võtet ja seal on pigem eesmärk mitte karistamine, vaid et esitamata töö, ehk siis on pigem tagajärg, et ta ei pidanud nii-öelda sellest tähtajast kinni. Et ei ole mitte karistus, et pigem tagajärg. Et vähemalt minule jäi selline mulje. Ühesõnaga arutatakse ka selliseid mitmeti vastatavaid asju. Jah. Et sedasi.